Nimelt avalikustab loomakaitseorganisatsioon Nähtamatud Loomad täna, et nende agent töötas varjatult Eesti 3 suuremas munatootmises ja tuli tagasi kaadritega, mis on ühtepidi õõvastavad, aga teisipidi panevad ka küsima. Kui sellised süsteemsed probleemid ja isegi rikkumised on, kuidas ei märganud neid kõikvõimalikud ametlikud kontrollid? Ning olge veel kord hoiatatud, mõned stseenid on tõesti häirivad. Esmapilgul ei usuks, et see kena seltskond võib korraldada Eestis pretsedenditu ja riskantse aktsiooni. Nagu nimigi viitab, edendab MTÜ Nähtamatud Loomad loomade heaolu, muuhulgas juhtis aastaid tähelepanu tööstusliku munatootmise varjukülgedele. Kuid selle aasta alguses taibati, et kampaaniatest veebis ja pikettidest kaubakeskuste ees enam ei piisa. Me oleme selle teemaga tegelenud pikalt ja me teame väga hästi, milline see puuri tootmine seestpoolt välja näeb. Küll aga ei ole olnud võimalust konkreetselt Eesti kaadreid, mis on esmakordne, et näidata päriselt tarbijatele, milline see siin meie Eestis on. Ja nii me mõtlesimegi, et oleks vaja seda dokumenteerida, minna sinna just töötajana, sellepärast, et näha kogu seda telgitagust. MTÜ ja selle eelkäijad on varem olnud seotud gerilja-aktsioonidega, kus tundmatuks jäänud aktivistid hiilisid öövarjus näiteks karusloomafarmidesse või sigalatesse, et dokumenteerida rikkumisi. Aga nüüd võeti asi ette kannatlikult ja süsteemselt. Sihikule seati Eesti 3 suuremat tootjat, kellelt tuleb 95% kodumaistest puurikanade munadest. Nad on küll varem lubanud farmidesse kaameraid, muuhulgas 3 aastat tagasi käis suurimas kanalas Pealtnägija, aga aktivistide sõnul pole see piisav, sest külalistele ja kontrollidele näidatakse ainult noori kanu ja korras ruume. Selle kanalasse tööle minemisega kaasnesid omad riskid. Ja olime väga teadlikud sellest, et ilmselt kui need kanalomanikud teaksid, et me plaanime seal filmida, siis nad seda ei lubaks teha. Küll aga tundus, et see avalik huvi selles suhtes ja see õigus, mis tegelikult inimestel peaks olema, et teada, kust nende toit tuleb, kaalub üles need riskid, millega me peame ilmselt silmitsi seisma. Ma olen proovinud kogu aeg alati, kui mõtlen, seaduse ja kõigi regulatsioonide järgi ausalt nagu oma äri ajada, ausalt kanasid kasvatada, mune müüa ja me oleme püüdnud alati olla ka avatud kõigi osapooltega, nii oma klientidega, ka needsamad mittetulundusühingud on võtnud ühendust ja me oleme neile avatud nagu asju näidanud ja samamoodi ajakirjandusega. Et selles mõttes, et pigem kerge pettumus on see, et sa püüad olla omalt poolt teha kõike ausalt ja siis sind selja tagant põhimõtteliselt rünnatakse. Allan Tohver ja Priit Mälksoo juhivad siinset suurimat munatootjat Dava Foods Estonia, mis kuulub Taani põllumajanduskontserni ja kasutab kaubamärki Ego. Teised 2 suurfarmi, kus salagent töötas, Põlva lähistel asuv Eesti Muna, brändiga Muna Liisa ja Valgamaal tegutsev Linnutalu andsid Pealtnägijale kommentaari kirjalikult. Nende kõigi põhisõnum on, et intensiivne loomapidamine ei näe alati ilus välja, aga ühtegi normi nemad rikkunud ei ole. Siin on mingid kaadrid, kus me selgelt peame vabandama teatud olukordade eest ja alati saab paremini. Aga lisaks vabandusele tuleb ka selgitada seda tausta ja miks need asjad juhtusid ja mis see taustsüsteem on. Omaette küsimus on, et aktsioon toob päevavalgele probleemid, mis ei saanud kontrollijatele märkamata jääda, kui nad oma tööd vähegi tegid. Ametkonnad on kõiki 3 kõnealust farmi korduvalt kontrollinud, kuid ei teinud seni ühtegi ettekirjutust. Sellisel määral rikkumisi, nagu siin välja toodud on 3 ettevõtte puhul, meieni varem jõudnud ei ole ei vihjete ega ka ametnike poolt koostööprotokollide põhiselt. 35-aastane Mirjam pole lihtsalt loomasõber, vaid töötas varem Tallinna Loomaaias ja Keskkonnaametis vigastatud metsloomade teemal. Esimesena läks ta veebruaris kuulutuse peale talitajaks Dava Foodsi. Tallinnast poole tunni tee kaugusel Loo küla lähistel asuvas farmis peetakse ligi 280 000 kana.
kes munevad aastas umbes 75 kuni 80 miljonit muna. Seal töötades sai järjest selgemaks, kui oluline see on, et tuua inimesteni see õudus tegelikult, mis seal toimub. Kuu aja jooksul töötas Mirjam kõigis hoonetes, kus kanu peetakse, lisaks puutus kokku tibudega. Hilisemate vaidluste vältimiseks filmis ta metoodiliselt üles kõik, kaasa arvatud koordinaadid ja hulka vestlusi otseste ülemustega. Farmi esindajad väidavad, et selline filmimine oli iseenesest juba biooht. See inimene, kes filmis neid asju, eksis väga rängalt bioohutusreeglite vastu, et toiduainete tööstuses ja farmides on keelatud telefoniga ja ebavajalike seadmetega farmi sisenemine. Teades kõiki neid bioohutuskavasid, kuidas me püüame siit eemal hoida kanade grippi, salmonellat, siis ta viib sisse seadmed, mobiiltelefon näiteks, mis tal on kogu aeg käes olnud, ma ei tea, bussis, me ei tea, mis viirused, bakterid võivad seal küljes olla. Et ta oli tegelikult väga suur risk, siis tänu tema tegevusele oleks võinud surma saada 300 000 kana. Juba esimesed kaadrid, mis Mirjam tagasi tõi, olid jahmatavad. Pean ütlema ausalt, et need kaadrid olid ka meie jaoks šokeerivad ja väga raske materjal, mida vaadata. Siis saigi üha selgemaks, et need kannatused ja õudus, mis seal toimub, on süsteemsed, mitte ainult juhuslikud mõnikord juhtuvad asjad, vaid see süsteem ongi niimoodi üles ehitatud. Süsteemsed probleemid algavad aktivistide sõnul mastaapidest. Ühes hoones on ligi 50 000 lindu ja üks talitaja peab päevas tegelema 2 hoone ehk umbes 100 000 isendiga. Kõik on automatiseeritud, alates sööda joogi etteandmisest kuni sõnniku eemaldamise ja munade liikumiseni. Kõige tähtsam tööülesanne talitajana oli jälgida, et muna jookseks sujuvalt kanalast välja sorteerimisliinile, et munalindil ei oleks sees takistusi. Tõepoolest, tööjuhend ütleb ju, et talitaja peab aitama linde, peab lindude heaolu kontrollima ja nende eest hoolitsema. Tegelikult talitajate ülesandeks reaalsuses midagi sellist ei ole. Talitaja ülesandeks on korjata ära laibad, et vaadata, et midagi ei jääks ette munalindile, et munad jõuaksid ilusti pakendamisesse. Ja kõige olulisem ongi see, et tootmine lihtsalt ei jääks seisma. Peamisi takistusi munalindil ees võibki olla surnud kana, et sellepärast oli hästi oluline need välja sealt korjata, aga isegi mõned laibad jäid märkamata tihti ja nad olid seal lagunema hakanud. Minu jaoks oli ka näiteks toidutootmise seisukohast väga raske näha seda, kuidas on elusate kanade vahel on surnud ja juba lagunema hakkavad laibad ja kuidas need munad siis jooksevad niimoodi reaalselt linnu lagunenud surnu keha mööda. Meil on lisaks linnutalitajal on farmide juht, kes ka käib kanalaid kontrollimas. Meil on veterinaararst, kes käib iga nädal, suhtleb linnutalitajatega, nii et kui linnutalitaja ülesanne on anda ka tagasisidet kanade tervise üle, kui ta midagi märkab, siis ta on kohustatud sellest teavitama farmide juhti või pidama nõu vetarstiga. Need te ütlete, et see ei ole ebareaalne töö ülesanne, et üks talitaja peab seal ühe päeva jooksul suutma ära fikseerida ja vajadusel välja rehitseda vigased 100 000, 90 000 linnust. Niimoodi me oleme toimetanud, jah. Ja siiamaani on leitud, et vastab seadustele ja nõuete kohane. Palume lubada meid kanalasse, mis on loomakaitsjate andmetel üks trööstitumaid. Pärast duši all käiku, 2-kordset riiete vahetamist ja vastava lüüsi läbimist jõuame ruumi, kus on 90 meetri pikkust püstakut, iga ühes 4 riiulit. Esimene üllatus on hämarus. Kell on 4 õhtul ja valgust puuriridade vahel vähendatakse töötajate sõnul mitte selleks, et midagi meie eest varjata, vaid et kanadel hakkab varsti öörahu. Selgub, et isegi päeva tippajal antakse lindudele vaid 25% valgusest võrreldes õuega. Kanadel on seal suurem osa ajast tegelikult kott pime, kus neil on nagu öö, siis on tehislikult loodud siis nagu päev
aga see päevane aeg on neil ka tegelikult ülihämar. Kuna kana on saakloom, siis hämaras ta püsib paigal. Farmijuhid raiuvad, et kõik käib seadusepügalate järgi ja isegi grammike paremini. Salakaadrites on siiski dokumenteeritud hulgaliselt eri raskusastmega ja tüüpi vigastusi. Alustades sellest, et enamik vanemaid kanu on kaotanud suure osa sulgedest, mõni on praktiliselt paljas. Tiivadest ja sabast on järgi sellised rootsud, et need sulginad järjest kaotavad vastu puuri hõõrdudes ja kuna neil ei ole seal puuris mitte midagi teha, nad on stressis, siis nad ka nokivad üksteised sulgi välja. Ja siin on selline kana, kelle kohta mul lihtsalt ei olegi sõnu, et Isegi valitsevas hämaruses näeme ka meie kohe linde, kellel sulekate peaaegu kadunud. Need on farmi vanimad kanad. Lindu peetakse 1,5 aastat ehk 79 kuni 80 nädalat, millest 60 nädalat ta muneb. Sulgede murdumine ja mis ongi iseenesest ju selle puuris pidamise üks tagajärgi, et lihtsalt linnud käituvad loomupäraselt, saputavad, liigutavad ennast ja õõrudes vastu need puuri pindasid, need suled lihtsalt murduvad. See on puuris pidamise üks paratamatu asju, aga ta tegelikult ei põhjusta lindudele otsest sellist piina. Seaduse järgi peaks vigastatud linnud eraldama teistest, sellepärast et sellistes tingimustes, kus kanad on suures stressis ja neil ei ole mitte mingisugust tegevusvõimalust, siis nad hakkavad ka puurikaaslasi nokkima. Aga selleks ei olnud mitte mingisugust võimalust. Seal ei olnud neid mitte kuhugi panna ja kõige raskem oligi see, et ma olin täiesti võimetu neid veriseid vigastatud linde kuidagi aitama. Kui talitaja märkab lindu, kes on haavatud, kellel oleks vaja abi, siis mitte kuidagi talle abi pakkuda võimalik ei ole, sest lindu pole isegi võimalik eraldada sellisesse puuri, kus ta oleks üksi ja kus teised kanad suurest stressist teda nokkima ei hakkaks. Kõige vastikum nähtus, mille kõige karmimaid kaadreid me isegi ei näita, on, kus süüakse liigikaaslast, mõnikord elusast peast. Puurikaaslaste sellise suure stressi taseme tõttu hakkab tekkima kannibalism ja nad nokitakse lihtsalt surnuks päev päeva järelt. Et need on sellised vaatepildid, mis ei lähe silme eest mööda. Midagi teha pole, ega ka kanad ongi kannibalid. Kui nad on taluhoovis, et nad üksteist ei noki. Kas taluhoovis on täpselt samamoodi, on paljaste kintsudega kanad jooksevad ringi? Mulle öeldi, et see on kannibalism. Nagu see oleks midagi täiesti loomulikku. Mulle isegi seletati, et kõik linnud teevad seda, kui nad märkavad midagi teistsugust verist täppi näiteks, et siis hakkavad seda nokkima. Aga nad jätsid ütlemata selle, et see on ikkagi sellistest puuri tingimustest tingitud. Kannibalism esineb, aga kannibalism kindlasti võimendub stressi tagajärjel. Ja stress on asi, mis lindudel, loomadel tekib intensiivse loomapidamise puhul, kui ei järgita kõiki nõudeid. Alates siis mikrokliimast, valgustus, pidamistingimust üldisena sööt, et kui seal on mingid nihkeid, siis need asjad võimenduvad. Nii et kannibalism juba iseenesest on märk, et miskit on viltu? Jah. Et see ongi linnutallitaja ülesanne nagu jälgida seda ja kui seal on ikkagi mitte üksikjuhtudega, vaid juba rohkem, siis tegelikult peab ta informeerima sellest vetarsti ja siis analüüsitakse seda. Nii et jälle, et nendest kaadritest me ei saa aru, et kas siis tehti seda, kas see sama filmija tegi need vajalikud liigutused, mis ta tööülesanne ette näeb, või ta lihtsalt kogus need materjale, et seda näidata võimendatud. Kanadel on kogu aeg söök ees, ööpäeva ringselt. Ka meie põgusal käigul farmi saab selgeks, et kuigi teoorias peaks nõrgad ja vigastatud linnud eraldi jälgimisele paigutama, selleks tegelikult kohta ei ole. Seda kinnitab ka kohal viibinud kanakasvatuse juht. Aga kui nüüd on mingisugused linnud, kes on, silmatorkavad katki või haigemad, et neid te siis korjate? Me praegime välja. Kui linnutallitaja hindab, et selle linnul elulemust perspektiivi ei ole, et siis ta peab hukkama selle. Ehk siis tegelikult on 2 varianti, kas lind on puuris või kutu.
Farmijuhtide sõnul hukkub karjast keskmiselt 0,1% nädalas. Seejuures on suremus aja jooksul oluliselt vähenenud. Mirjam töötas suvel veel 2 teise tootja farmis, kummaski nädala. Mastaabid on pisut väiksemad, aga pilt sisuliselt sama. Kui Dava Foodsis on linde puuris isegi natuke vähem, kui normid ette näevad, siis näiteks Eesti munafarmis oli sellega probleeme. Siin puuris nende mõõtude järgi on lubatud 20 kana, aga osades on võimalik kokku lugeda, et neid on isegi 30. Üldiselt puurikanalates esinevad probleemid on sarnased. Ruumipuudus, vigastused, parasiidid, kannibalism ja surm. Kanalate esindajad lükkavad kooris etteheited tagasi. Nad kahtlustavad, et loomakaitsjate agent võis meelega talitaja töö tegemata jätta, et šokikaadreid saada. Eesti muna tegevjuht Ats Albert selgitab kirjalikult, et nende kollektiivis töötavad oma ala professionaalid ning paadunud fanaatikud. Surnud ja vigastatud korjatakse välja igapäevaselt, aga vastupidist näitav materjal saab olla filmitud ajal, mil tööpäev ja kontrolltalitus just algas. Samuti kinnitab farmijuht, et lindudele on õigusaktidega nõutav ruum tagatud ja kirjeldab uhkusega, kuidas kanad tunnevad end nende kaasaegses laudas turvaliselt. Kogutud materjalide alusel tegid loomakaitsjad siiski eelmise nädala esmaspäeval Põllumajandus- ja Toiduametile ehk PTAle kaebused. Päev enne Pealtnägija intervjuud käis PTA kontrollimas Dava farmi ja kavatseb uuesti ette võtta ka teised 2. Peab tunnistama, et paljus leidsid need avalduses välja toodud vihjed kinnitust. Eks järgnevad meiepoolne hinnang konkreetsem juba ja vestlus loomapidaja ettevõtjaga. PTA loomatervise ja heaolu osakonna juhataja Olev Kalda valib sõnu. Ühelt poolt on reeglid selged, teisalt tuleb arvestada intensiivkasvatuse reaalsusega. Näiteks eeskirjade järgi peaks olema lindudel allapanu, milles loomu omaselt siblida. Tegelikult möödub kogu elu traatvõre peal. Peaks olema spetsiaalsed matid küüniste kulutamiseks, aga pilt näitab, et tihti see ei toimi. Selline konstruktsioon on paigas aastast 2014, kui võeti kasutusele niinimetatud täiustatud puurid ja mitte ainult Eestis. Kas siin ei ole juba väga selge nagu selline reeglite eiramine? Jah, nende piltide pealt ei saa küll järeldada, et need võimalused oleks olemas seal. See on Euroopa tootjate puurid, neid kasutatakse üle Euroopa, et tegelikult siin need peaks olema korralikud. Seal me räägime ju, ma ei tea, tuhandetest puuridest, mis on ühesugused pikki aastaid. Et kui see on probleem, siis kuidas see on saanud kesta niiviisi? No see on saanud kesta, et see valik on tehtud, nagu ma mainisin 10 aastat tagasi, kui oli nõue, et ei tohi enam kasutada täiustamata puure, tuleb teha valik täiustatud puuride osas ja ju see valik ei ole olnud kõige mõistusel. PTA nägi neid puure ja ikkagi ei pidanud vajalikuks siis sekkuda jõuliselt. Sel hetkel ma julgen väita, et ka meil nende puuride osas polnud siis sellist kogemust, et me oleks saanud öelda, et üks valik on õigem või teine. Et me peame mitte kompromissi tegema, vaid leidma siis koos ettevõtjaga mingi lahenduse, et vähemalt miinimumnõuded heaolu tervise kohta oleks tagatud. Jah, seal tehakse kompromisse allapanus, jah, seal tehakse kompromisse teinekord ka muudes asjaoludes. Nende avastuste valguses te ei tunne, et teie asutus on kuidagi lati alt läbi jooksnud? Nii kindlasti ei väida ja ei võta seda, aga kindlasti on kohti ja asjaolusid, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata. Kõige õudsem juhtum leidis aset märtsi keskel, kui Dava farmi saabus Soomest 57 000 tibu. Ühe päeva vanuste lindude hulgas oli massiliselt surnuid ja hinge vaakuvaid. Nad küll püüdsid sealt põrandalt neid tibusid veel päästa, kes liigutasid ja kes võisid jalgu veel alla võtta. Aga jah, terve hulk tibusid siis olid surnud või siis kes veel liigutas, et nemad löödi surnuks vastu ühte toru. Seal juhtus selline asi, et meie koostööpartneril, me ostame ühepäevaseid tibusid sisse Soomest ja meie partneril inimliku eksituse tõttu oli temperatuur erinev
transpordi käigus, jah. Et said lihtsalt külma tegelikult. Ja tulemusena, kui see partii siia jõudis, siis esimesel päeval umbes 1500 tibu olid sellises seisukorras, et tegelikult neil ei olnud elulootust. See oli väga šokeeriv näha, et nii suure skaalaline ettevõte, kus on sadu tuhandeid linde, kasutab selliseid praktikaid, et töötajad lihtsalt istuvad maha ja taavad tibusid vastu plastikust toru ning siis viskavad nad prügikotti, kus on segamini siis elusad ja surnud tibud. Me siinkohal selgelt vabandame nii tarbijate kui ka oma töötajate ees, kes tegelikult pidid selles ekstreemolukorras kiirelt otsused langetama ja seda kõike pealt nägema. Et see on erakordne juhtum, see on tegelikult hädatapp, mis seal tuli koha peal. Loomakaitseseadus ka kohustab võimalikult kiiresti ja koha peal teha. Kahjuks ei olnud parimad meetodid teha. Loomatalitajad langetasid koha peal otsuse see ekstreemne olukord võimalikult kiirelt lõpetada. Nii et asjasse puutumatule inimesele võib see nagu tunduda julm ja ebakohane, aga tegelikult ütlete, et see on okei. Ta ei ole ilus vaadata, aga ta on vajalik. Ta on vajalik, et vältida nende tibupoegadele asjatuid piinu ja kannatusi. Näiteks järgmine batch või mis sisse tuli, oli tegelikult kannatus ainult 28 tibu. Et te ise näete, kui suur on see vahe. See on inimlikult tegelikult kole, et tõesti, siin polegi midagi vabandada, et see on hirmus. Ja nüüd me edaspidi ikkagi tahaks, et selliseid asju enam ei juhtu. Kokkuvõttes, loomakaitsjad pole enda sõnul mingid naiivitarid. Paljud neist söövad ise mune ja saavad aru, kuidas sellist tüüpi tootmises polegi võimalik väga midagi teisiti teha. Seetõttu on nende ettepanek puuri pidamisest üldse loobuda. Teades, kui palju Eesti inimesed loomadest hoolivad ja nähes neid kaadreid, mis võivad väga lihtsasti südame pahaks ajada, teha ka Eestis see samm, mis paljudes teistes Euroopa riikides on tehtud ja liikuda edasi rohkem lindude heaoluga arvestavate tootmisviiside poole. Teistsugused pidamisviisid on juba olemas ja kasutusel, see ei ole midagi väga radikaalset või väga uuenduslikku, et minna üle õrrepidamisele, vabapidamisele. Et loomulikult muna tootmine Eestis peab jätkuma, et lihtsalt me peame arvestama ka, et tegemist on elusolenditega ja tagama neile selle, et nad saaksid täita vähemalt oma baasvajadusi. See ei ole midagi hullumeelset. Nähtamatud loomad avas veebis ka petitsiooni, kuhu igaüks võib soovi korral allkirja anda. Tava Foods läheb aga enda sõnul järgneva 5 aasta jooksul üle õrrepidamisele. Ehkki küsimus on, kas tarbija on valmis kallima muna kinni maksma ja kas sellise tootmisviisiga suudetakse tegelikult nõudlus ära rahuldada. Kui te kõhklete, kuidas käituda, siis kindlasti üks hea mõte on lihtsalt toitu vähem raisata.